Tere armsad vaatajad ja kuulajad, täna meil on jälle uus osa ja täna me oleme natukene asjalikumad kui muidu, sest meil on nagu asjalikku juttu, vahest me teeme lihtsalt räägime siukseid sulamula ja siukseid naljajutte, aga täna meil on ka natukene siukest karjäärijuttu ja värki. Ja kuna mina jälle ei tea, kes meil stuudios on, sellepärast et mina lihtsalt ei tunne seda inimest ja nägin esimest korda, siis Kirsti hakkab rääkima, kes tema on ja miks tema siin on. No super, aga ma ütlen siis ka kõigepealt, ütlen nagu enda poolt ka tere. Armsad kuulajad ja vaatajad ja tõepoolest meil on täna, kuidas sa ütlesid, asjalik teema, ühesõnaga me oleme niimoodi seelikud ja kleidid selgad, kontsad alla pannud, et tohutult äge, aga meie eriti asjalikuks teeb see tegelikult seekord meie saatekülaline ja meil on siin selline tore ja äge naine, ettevõtja ja ka ajakirjanik ja selle toreda äge naise nimi, ta on muidugi ka 50+ klubis meil ja tema nimi on Mare Timjan. Tere tulemast, Mare. Tervist, rõõm, suur rõõm siin olla. Super, ja kuuluda klubisse. Jaa, ma just kuulsin, sa ütlesid, kui me siia sisse tulime, ütlesid, et kui lahe, et sa teed ju ise tegelikult saateid, aga nüüd sa oled nii-öelda teisel pool, sa oled meie saatekülaline. Mis tunne sul nüüd siis on? Tead, see on erakordselt huvitav tunne, et ma isegi ei mõelnud selle peale, kui ma tulin siia. Ma jõudsin siia, mõtlesin, assa pagan, et ma ise teen ju 3 aastat juba digitarga ärisaadet, mul on oma saade, aga ma ei ole kunagi istunud külalise tooli peal. Et ma täna olen külaline, see tunne on teistsugune. Ja teades kõige toredam on see, et ma ei tea, kas sinul on skript või mingid küsimused. Ikka. Meil ei ole mitte midagi. Tead, mul on seal seinast seina igasuguseid väga spetsiifilisi teemasid, küber, kvantarvutid, ma ei tea sellest tegelikult midagi, ma pean ette endale valmistama. Ja. Meie mõtlesime jah, et me oleme tavaliselt tulnud ikkagi ja täitsa palju läinud sellise mõnusa vestluse ja vaba vestluse teemal ja sellepärast on ka, et aga ma räägin nüüd meie külalistele ka ära, et miks me tegelikult Mare siia kutsusime, selleks meie sinuga ei saanud ka üldse mitte väga kaua aega tagasi tuttavaks ja mind kuidagi võlus see sinu lugu sellest, millise sellise innustuse ja kuidagi innuga sa rääkisid oma elust, sellest, kuidas sa oled veel 50-selt omale, kas oli nii, et sa tegid teise magistri veel 50-selt ja kõike seda ja võt see paelus mind, kui ma sind kuulasin ja ma otsin, et ma arvan, et sul on nii palju kõike seda, et jagada ka meie kuulajatega, sellepärast me su siia kutsusime. Suurepärane, ma rõõmuga jagan, ma ise usun, et sellest on tegelikult inimestel kasu, kui me ise jagame oma lugusid. Et ma sellepärast rõõmuga seda nüüd olen asunud tegema. Ja. Kuule, aga räägi siis, kui me selle magistri juba lauale võtsin, mis see siis oli? Sa tegid teise magistri? Jaa, teise magistri. Sellepärast, et mulle meeldib õppida, aga mitte ainult. Vaata, kui sa töötad kaua ja pikalt ühe tööandja juures, sa oled nagu oma valdkonna tipptegija. Sa oled sellest valdkonnast kõik nagu saanud, ise kõik sinna andnud ja sa oled roninud põhimõtteliselt vaata nagu puu otsa, niimoodi step by step, 10-12 aastat. Ja siis ma ühel hetkel hakkasin tundma, et või küsisin endalt, kas see on kõik. Kas see nüüd ongi, Mare, kõik? Ja minu vastus ise endale oli, et ei, see ei ole kõik. Et midagi tahaks nagu veel. Ja ma olin otsinud mõnda aega endale teemat, mida veel ülikoolis õppida. Mul oli õudne tahtmine ikkagi veel ülikooli minna, mulle meeldib õppida. Ja ma töötasin ka meediamajas enne, aga see oli Rahvusringhääling. Ja ma tegelikult ei olnud seal üldse mitte ajakirjanik, ma olin siseaudiitor 12 aastat. Ja siis ma ühel hetkel mõtlesin välja, et okei, see on kommunikatsiooni juhtimine, mida ma tahan õppida tegelikult. Minu esimene haridus on õigusteadus. Ja kuna ma olen selline tegus naine, ma teen palju, ma jõuan palju. Ja siis see, kuidas ma endale seda ülikooli valisin, see on muidugi täiesti naljakas, aga väga pragmaatiline. Et ma mõtlesin välja, et mul Tartusse ei ole aega minna. Loogiline. Mul ei ole aega Tartusse minna. Ja siis ma valisin oma töökohale kõige lähema ülikooli, see oli Tallinna ülikool. Et ma põhimõtteliselt jooksin niimoodi see ülikooli vahet 2 aastat. Ja mul oli eesmärk ära teha magister 2 aastaga.
eks ju, sest vaata, kui sa oled juba 50 saamas, sul ei ole liiga palju aega, et seal niimoodi mõnuleda ja akadeemilisi võtta. Ja peale selle, vaata, elukogemus sul on selline, sa tead, sa teed ära, sa võtad selle asja sihikule, sa teed ära. Sa tegid ära. Ma tegin ära ja peaaegu, et cum laudega, mul ei 0,1% cum laudes puudu. Appikene. Aga palju oli vahet eelmiste magistri ja selle vahel? Oi, seda oli palju, seda oli, ma pakun mingisugune 20 aastat. Ja, selle tegid siis nagu nii-öelda noorena. Ja, noorena. Nüüd on ka noor, aga lihtsalt kogemust on rohkem. Noorena olemisest. Kogemusega noored inimesed. Ja tegelikult minu karjääripööre, ma nüüd tagantjärgi ühel hetkel mõtlesin seda, et minu karjääripööre hakkas pihta päevas, kui ma otsustasin uuesti ülikooli minna. Ja. Ma veel ütlen enne, kui selle karjääripöörde juurde lähme, et kui mina tulin ju, ma veel natukene hilinesin selline, ega ma väga harva mina hilinen on ju, aga kui teil oli jutt just pihta hakanud ja ma kuulsin su lugu täpselt sellest hetkest, kuidas sa rääkisid, et samas kohas kaua olnud ja ronid nagu üles ja kõik ja mul tuli ikka täiesti samastumine, et see oli kuidagi nagu nii äge, et ma selles mõttes täiega nagu tunnen seda, jagan seda tunnet, et ongi niimoodi, et ja siis, kui sa seal üleval oled, on, et siis hakkadki nagu ringi vaatama, et tuuline on nagu ja mõtled, et kas tahaks alla minna ja kuidas siit üldse alla saab. Just ongi, tead, see ongi see tunne, et ma olen nii kõrgele roninud ja selleks, et mingit muutust tekitada, saad sa aru, et sa tegelikult pead alla tagasi nagu ronima mingis mõttes, eks ju. Vaata, sa ei saa sealt kuuse otsast nagu ära lennata, lind sa ei ole, eks ju. Kass sa ka ei ole, sa ei saa sealt niimoodi krõbinal alla tulla. Või et sa ei ole nagu puukoristaja, kes tuleb niimoodi sirinal sealt mööda puutüve sealt niimoodi alla. Ei ole, eks sa saad aru. Et siis sa pead nagu mingi muu viisi nagu leidma, et kuidas leida see uus, mida sa tegelikult otsid. Sest päris nagu alla põmaki sealt ülevad kukkuda ei taha, see on päris valus, eks ju. Et siis targa inimesena, vaata elukogenud nagu me oleme, sa mõtled tegelikult välja selle ühel hetkel, aga see võtab aega. Ja siis selline pehme maandumine oligi ülikool kõigepealt, eks ju, sa õpid nagu endale uue asja, siis sa hakkad vaikselt sinna uude ellu sisse nagu elama. Ja jah, nii see oligi. Ma ei tõtta ette, sul on tõesti küsimusi veel enne seda, kui ma... ma ei tõtta, ära tõtta ette, jah, ma tean ühe asja veel su kohta. Ma vaatasin ja kui ma vaatasin tookord sinu LinkedIni profiili, siis ma vaatasin, sa olid nii lahedalt kohe sinna, väga harva inimesed kasutavad südant LinkedIni profiilis, aga sa olid nii mõnusalt pannud ja sul on seal, et ai, süda, ei ai, ühesõnaga ai. Ja tundub, et sa armastad tehisintellekti. Jah, ma armastan tehisintellekti ja tema armastab mind ka, et ma olen AI kasutaja päevast põhimõtteliselt, kui see Eestisse tuli või kui sai Eestis nagu kättesaadavaks selle kasutamine ja muidugi tänu sellele, et ma täna töötan meediamajas, et ka meediamaja see keskkond oli hästi-hästi soosiv, et sa hakkad kohe proovima, katsetama ja ma võtsin kohe tasulise Claude'i, sest ma tahtsin aru saada kõigepealt, mida teeb see AI, see müstiline AI, eks ju. Ja kui sa võtad tasuta versiooni, saad pool tõde sealt kätte. Ma tahtsin saada aru, mida see päriselt, see tasuline asi võimaldab. Ja võimaldas küll, et täitsa ägedaid asju võimaldas. Mis sa algul tegid niimoodi? Ma alati mõtlen, et meil võib ka olla, mina olen ka algusest peale olnud kasutaja ja meie mõlemad armastame teda, aga ma olen täitsa kindel, et meil võib olla seal teisel pool mikrofone või teisel pool neid meie ühesõnaga kuulajate hulgas võib-olla inimesi, kes võib-olla ei olegi veel siiamaani julgenud kasutada, et mida sa tegid, räägi sellest, kuidas sa mäletad, kuidas see algas? Päris algus olid tekstid muidugi, kuna ma olengi tekstis väga-väga tugev, mul on alati meeldinud kirjutada, mulle meeldib ka tekste toimetada, see on nagu minu superpower olnud nagu läbi elu. Ja siis ma tahtsin aru saada, et kas see AI siis, et mida siis tema nagu oskab nagu tekstiga teha. Aga eks ta tegelikult algusest peale ongi ju tekstipõhine olnud. Et sealt hakkas ju kõik tegelikult peale. Ja keelemudelid just nimelt. Ja Claude oli väga hea eesti keeles juba algusest peale. Ja mulle ses mõttes see meeldis, et ma väga väärtustan ilusat eesti keelt. Ja no ma siis kohe armusin temasse, et ta oskas ilusas eesti keeles kirjutada. Väga paljud inimesed ei oska ei kirjutada ega ilusas eesti keeles kirjutada, eks ju. Et aga masin oskas seda teha. Ja siis me katsetasime. Tegelikult oli see julge katsetamine. Lihtsalt vaadata, et mis sa saad sellega nagu teha.
või et mida ajakirjanikuna sul on võimalik sellega selles mõttes teha, et sa kuidagi saad oma aega kuidagi kokku hoida. Et need olid esimesed asjad, mida ma tegin. Ja. Kas apsakaid on ka tulnud? Sa pead silmas, et mingid täiesti jama sealt on tulnud. Jah, selles mõttes, mul tuli meelde, ma nägin just vist eelmine nädal oli väga hea nali, issand, ma oleks pidanud selle pildi üles otsima, aga oli siuke koomiks tehtud sellest, et üks tüüp seisis kärbseseen käes ja küsis AI-st, kas see on söödav. Ja AI vastas, jah, see on söödav. Siis oli järgmine pilt, oli see hauakivi, rest in peace, oli peale kirjutatud ja siis AI ütles, et oi, vabandust, see oligi kärbseseen, see ei ole söödav, see on mürgine. Tahad, ma räägin sulle veel mürgistest kärbseseentest? Ühesõnaga, see oli nagu selline äärmuslik, aga kas sul on tulnud? Tead, see on huvitav selles mõttes, et tegelikult ei ole. Ja ma ühel hetkel mõtlesin välja, milles on tegelikult teema. Vaata, kuna minu esimene haridus on õigusteadus. Sa pead olema ülimalt sõnatäpne. Sa pead väga hästi aru saama, mida sa kellelegi ütled, kuidas sa jõuad kohale. Kas teine inimene saab aru, millest sa tegelikult räägid? Minu jaoks on see tohutult oluline alati olnud ja õigusteadus annab sinna veel oma sellise lisaväärtuse. Ehk et ma arvan, et ma selle pärast, mis ongi AI puhul ülioluline, sa oskad talle täpselt öelda, mida sa tahad, kuidas sa tahad detailideni. Et mingid päris jama tegelikult ei ole tulnud ja ma olen mõned korrad praganud temaga, kui ta on mingisugust, vaata see on jälle see, et sa pead ise aru saama, mida ta sulle toodab. Kui sa ei saa aru, siis siis ongi nii nagu. Ja siit me jõuamegi sinna, et meil oli täna alguses siin jutt sellest, et me saatsime kirja, kuhu ta peab tulema, on ju meie külaline, mis siin toimub ja kõik, ja me saime kiita, sest ta sai aru, mida me kirjad. Kas see oli sul AI-ga tehtud? Ma arvan, et see oli see sinu põhi, mille ma nii-öelda ära muutsin. Seal oli natuke AI. Tead, aga ma sain aru, et seal ei olnud kõik AI. See oli selline väga hästi läbimõeldud, ma nüüd kiidan uuesti, eks ju. Kuna ma taust on kommunikatsiooni inimene, sõnum, selgus, ehk ma sain väga hästi aru, mis kiri see on, kellele see on, kuhu ma pean minema, millal minema, mis aadressile minema, mismoodi ennast ette valmistama. See oli ideaalne. Enamasti tegelikult inimesed ei oska teisele öelda, et mida vaja on või kuhu või mismoodi. Ma olen ka alati öelnud, et kommunikatsioon on maailma kõige raskem sport. Kõige raskem sport. Ja vaata AI tahab ka täpselt, et sa ütled talle, mis sa tahad, aga me oleme harjunud inimeste eeldama, et teine saab aru, kui ma ütlen sulle, tule sinna. Just. Enamasti ka see inimene küsib, kuhu sinna. Aga AI ta väga täpselt teada. Absoluutselt. Ja mis oli eriti tore, teil oli veel link sinna aadressi alla pandud, ma kohe sealt klikkasin ja sain kaardi peale. Me oleme väga andekad. Super. Koostöös AI-ga me juba kõik alapealkirjad, kõik oli ilusasti niimoodi ilusti plokkidesse pandud, poldiga vahepealkirjad. Aga sellistest aitabki, on ju. Sellistest aitabki, aga täpselt samamoodi, et ise pead ikkagi nagu teadma, et mis sa tahad. Ja sa saad talle öelda, tee vahepealkirjad, tee see niimoodi, pane plokkidena, ole selge, ole konkreetne, ära lasku mingisse sõnamulinasse. Kuule, aga siis ma ütlen veel ühe asja, et kuidas ma sinna inspiratsiooniõhtule jõudsin. Sellest teie kutses oli üks võlusõna veel, mis mind nagu kõnetas, oli vibe-koodimine. Kuidas sa selleni siis jõudsid? No näed, tead, see on nagu loogiline jätk tegelikult AI, kui sa oled juba AI-ga mehkeldanud ja päris tõsises suhtes olnud, eks juba pikalt. Siis tulevad lapsed, kui on tõsine suhe. Ei, meie kasutame neid filtreid. No vaata, vibe-koodimine ongi siis üks nagu lapsed. Et ma olen ka ju nii-öelda väikeettevõtja, naine ja kass formaadis, aga ikkagi väga väikeettevõtja aastast 2019. Sellest me räägime äkki hiljem pikemalt, kuidas see kõik juhtus. Siis ma ju tegelikult mõtlen täna, et kui ma mingeid uusi teenuseid oma ettevõttesse nagu tahaksin luua, et mis need võiksid olla. Ja kui sa oled AI kasutaja olnud, siis on väga loogiline, et sa astud sealt nagu sammu edasi, eks ju. Ja siis ühel päeval ma nägin kuulutust, ilmselt oli see eelmise aasta lõpus, et vibe-koodimine, tule õpi uusi oskusi just selles võtmes, et sa oled ettevõtjad, saad teisi aidata, endale raha sellega tekitada. Need olid mul need triggerid kõik. Mõtlesin, okei, vaatasin, mis see hind oli. No see ei olnud ses mõttes kallis, aga see on alati investeering.
see on investeering oma oskustesse. Mõtlesin, teeme ära, ütlesin endale ära, teeme ära, just. Ja see oli 3-kuuline kursus. Ja ses mõttes oli tõeline ahaa, vibe koodimine, see on tõeline ahaa. See on jälle see, et sa pead masinale seletama täpselt, mida sa tahad ja siis ta teeb sulle selle asja, mida sa tahad. Sa ei pea oskama koodi kirjutada, mis on müstika tänapäeval juba, eks ju. 2 aastat tagasi oli see ilm võimatu, see oli kosmos, see ei olnud võimalik, see oli ainult teatud IT-valdkonna inimeste pärusmaa. Täna see põhimõtteliselt on kõigil võimalik. No, ma olen selle koha pealt nõus, et ja ma olen ka, ütleme näiteks meie kodulehe, selle panime nii-öelda AI-ga kokku ja igasugu asju saab taga tehtud. Ja mul on see vibe koodimine on ka, mul on paar ideed, aga mis sa ütlesid praegu minu meelest ühe kihvti asja ütlesid seal, et sa pead väga täpselt teadma, mida sa tahad. Ja mis minule elu on õpetanud inimeste kohta, inimesed, me kahjuks ei tea väga täpselt, mis me tahame. Seks ma mäletan, et kui AI üldse välja tuli ja turule tuli ja siis oli palju nalju selle üle, et nii-öelda need deva ja developerid on ju arendajad, olid algul hirmus mures, et okei, nende töö kaob nüüd ära. Aga siis, kui hakati mõtlema selle peale, et ikkagi ta tahab sinna vahele kedagi, kes oskab nagu ära seletada ja öelda, et mida sa siis tahad, et võib-olla sinna tekib veel mingi siuke ikkagi rühm on ju vahele. Aga samas sina oskasid siis rääkida, mis sa tahad? Jaa, tegelikult ses mõttes see ei ole midagi keerulist vaata, kui sul on idee olemas, sa mõtled ta läbi, et kuidas see hakkab nagu olema, selle esmase kirjelduse teed talle ära. Loomulikult sealt kohe ei tule ju ideaalne, aga sa saad kätte selle esmase asja ja siis hakkad timmima. Ja kusjuures ses mõttes on kihvt, et sa ju AI-ga kogu aeg suhtled. See on veel niimoodi, sa ühe AI-ga suhtled, teed prompti teise AI jaoks. See on vana nali juba. See on üliäge tegelikult, et sa kasutad erinevaid AI-sid ja sa teed kokku selle asja, mis sa tegelikult tahad. Ja, et selle esimese variandi saad väga kiiresti. Võib-olla isegi rohkem aega lähebki selle nagu sättimise, timmimise, kõike selle läbimõtlemise peale. Sest vaata kodulehel ka tegelikult, sa pead väga hästi läbi mõtlema selle kliendi teekonna, et ta kuskilt maha ei kuku, et ta kogu aeg on nagu niimoodi siit tuleme jälle selle juurde, et kui teatavasti ma õpin ülikoolis, kus me pidime vaatama siis erinevate KOV-ide kodulehti, et kas inimene, kellel on vaja infot kätte saada, kas nagu päriselt saab kätte ka selle või see on ainult selle asjapulga arusaam, et tegelikult info on kõik väga hästi sätitud on ja. No oli kodulehti, mis olid väga head, aga oli see, kus ei saanud aru, kus ma saan infot. Kus on telefoninumbrid, kus ma pean pöörduma, mis on dokumendid, et ikkagi on keeruline. Kelle vaatenurk on. Et kelle jaoks see siis tehtud on, eks ju. Testige inimese peale. Sa pead mõtlema kogu aeg selle peale, kelle jaoks sa ju teed selle, eks ju, sa ei tee seda enda jaoks. Ja see on täitsa eraldi teadus tegelikult, vaata see kogu see infologistika nii-öelda. Ja nüüd ma küsin kohe siia, 2 magistrit, see tähendab seda, et sa oled õppinud ja sa oled õppimisvõimeline. Hirm on ju nüüd see, et need noored, kes hakkavad kasutama AI-d, et nad kaotavad õppimisvõime. Kas see hirm on nagu reaalne? Ma arvan küll, et on. Ma just üks päev rääkisin ühe inimesega täpselt samal teemal, et vaata, noor inimene, tal ei ole elukogemust, eks ju, tal ei ole tunnetust ja nüüd hakkab keegi tema eest juba ära mõtlema asju, eks ju, talle isegi ajule ei anta nagu tööd. Ja tal ei tekigi isiklikke kogemusi, mingeid seoseid, arusaamud, see on päris reaalne risk tegelikult. Et loomulikult, vaata, elu on ses mõttes nagu õiglane ja tasakaalus, mina arvan alati. Et kuskilt tulevad mingisugused viisid, mis tasakaalustavad jälle ära selle AI pealetungi. Aga loodame, et see juhtub üsna kiiresti, sest vastasel juhul on see oht küll, jah. Ja mõtlen seda, et mul laps käis kunagi käis välismaal, käis mingisugune noorte organisatsiooniga, siis ma mäletan, kuidas ta ütles, et kujuta ette, et seal grupis et inimesed, kes kokku kõik said sealt, siis eelnevalt said tuttavaks ja kirjutasid ja üks tüdruk ütles, et kas keegi võtab riisikeetmismasina kaasa, et ta ei oska siis ma ütlesin, no kuidas see võimalik on, noor inimene, see oli aastaid tagasi äkki mingi, ma ei tea, 20 võib-olla või natukene vähem on ju. Ja siis juba imestasin, et kuule, et sa lähed nüüd, Hiina tüdruk veel oli, ta tuleb Hiinast, tal on vaja riisikeetmismasinat. Nad ei ole teistmoodi keetnud ju. Ta ei tea, kui pott ja vesi ja... No jah, vaata jah, kui sul pole kunagi olnud teistsugust viisi, kui ainult riisikeetmise masin, siis sa ei teagi, et saab teistmoodi ka. Ja nüüd see AI on samamoodi, eks ole? Just, et
jah, täpselt. Kuule, aga hüppame tagasi selle sinu, kuidas see nüüd oli, see armastuse vilivase lapse juurde. Aga räägi meile, mis sa siis ära teinud oled selle AI-ga? Selle vibe-koodimisega. AI-ga ma olen igasugust asja teinud, hästi konkreetne nüüd see vibe-koodimise teema. Et seal vibe-koodimise koolitusprogrammis pidi siis selle projekti jooksul juba midagi päriselt nagu ära tegema. Ma tegin päris mitu asja ja siis mulle hüppas pähe täiesti geniaalne nagu mõte, sellepärast et kui ma enda karjääripööret tegin, ma arvasin, et sellest võib saada ühel hetkel äkki minu äri, aga sel hetkel mul ei olnud nagu täpselt teada, mismoodi see võiks nagu olla. Teada, aga see on jälle meie nagu elutarkus, elukogemus. Iga asi omal ajal, eks ju, et ära tõtta sündmustest ette, aga ma ostsin endale ära domeeni karjääripööre.ee. Ja see domeen nüüd ootas kuskil 5 aastat, ja nii ma mõtlesin, nüüd me teeme selle ära. Ehk ma tegin siis karjääripööre.ee kodulehe kõigepealt, sest see teema kõnetab mind tegelikult, et ma olen ise reaalselt sellest torust läbi käinud, ma olen kõik need sammud ära teinud, ma tean, mis see nagu tähendab, see on minu kogemus, eks ju, et kogemus on väga palju erinevaid karjääripöördega, aga mul on oma väga reaalne kogemus. Ja mitte noorena, vaid 50 tuuris inimesena, küpses eas inimesena. Ja siis teine asi, mis ma mõtlesin, mida mul endal oli tohutult vaja sel hetkel, kui mina oma pööret tegin. Ma täpselt teadsin, et ma tahan selle pöörde teha, aga kuhu ma pöördun? Mis asi see on, mida ma tahan? Mul õrna aimugi, aga mul oli väga selge teadmine. Seda, mis oli, seda ma enam ei taha. Ma tahtsin uut, mida polnud teada. Ehk ma sain aru, et ma saaksin inimesi aidata sellise asjaga, et meil kõigil on enamasti CV-d olemas, eks ju. Või kui sul ei ole, siis me saame selle sulle moodustada. Nii. Aga et täna on siis võimalik ju anda see sinu CV, sinu kogemused, oskused, teadmised, anda sellele AI-le ja öelda talle, ole hea, vaata nüüd, mis ma teinud olen, mis kogemused mul olnud on ja paku selle põhjal välja võimalikke karjääriteesid, millega ma võiksin edasi minna. Me ei oska ise niimoodi mõelda, me ei oska neid mustreid näha. Ja vaata, kui sa oled selles segaduse keskkonnas või et sa tahad midagi muud, sa tahad pööret, sa ei tea ju tegelikult, mis see võiks nagu olla. Ja samas me teame, et meil on andekusi, mis kõigis on väga palju andekusi, on ju, aga sa ei kujuta selle hetkel ette, kuidas see hakkab nagu olema. Mina sain nagu aru, et kindlasti minu varasemad kogemused kuidagi kombineeritakse mingiks uueks mooduseks, aga kuidas sa ei tea. Ehk, et sa ütled AI-le, vaata seda CV-d, ja paku mulle siit selle põhjal välja võimalikud minu edasised arengusuunad. Mitte ainult, et too välja ka minu tugevused, too välja minu need arendamist vajavad suunad ja siis anna mulle näiteks 3-4 nagu sammu, mida ma peaksin kohe praegu tegema hakkama, et neid võimalikke karjääriteesid siis nagu hakata siis nagu minema. Ja. Ma kommenteerin vahele siukse asja, ma jäin mõtlema, et vaata, CV-d on ka, see on ka ju ajas muutunud, et kuidas meile alguses õpetati, et CV oli põhimõtteliselt ainult, on ju, et oli ainult lihtsalt list asjadest. Absoluutselt ühte moodi, kuidas peab CV-d tegema. Täpselt, aga kuidas praegu peab? Tead, siis kui mina tegin oma karjääripööret ja ma pidin hakkama ju kuskile CV-sid saatma ja ma pole 12 aastat kuskile mitte midagi pidanud saatma ju. Täpselt. Ma sain kiiresti aru, et see, mida mina tean CV tegemise kohta on ajalugu. Niimoodi ei tehta CV-sid. Seda teadmist polnud tegelikult eriti ju kuskilt võtta, eks ju, sest meil kõik teadsid, et tuleb kirjutada ja nii on. Ja siis tuli koroona peale. Ja tead, mis oli äge? Personali värbamisfirmad hakkasid pakkuma tasuta CV koostamise nagu konsultatsiooni, eks ju, sest midagi nad pidid ju tegema, vaata elu seisis kõik ja siis mina vaatasin, et selline pakkumine ja mul oli täpselt see koht, ma võtsin oma CV näppu ja läksin siis ühe personali selle otsingufirma juurde, see oli nii tore, see proua seal vaatas seda minu CV-d, krahmas pliiatsi pihku ja kukkus niimoodi maha tõmbama. See ei lähe mitte, seda ei tehta niimoodi. See tõsta siia, see pane sinna, see võta ära. Siis ta ütles mulle kuldsed sõnad.
mul on aega 15 sekundit CV vaatamiseks. ja. Kui ma 15 sekundiga ei leia sinu CV seda, mida mina otsin, ma tõstan selle kõrvale ja ma ei vaata seda mitte kunagi. Ja. Mina olen muideks ka vaata, olin tööl, siis ma väga palju ikkagi me tegelesime tööle võtmisega ja olen värbanud palju, on ju, et täpselt nii ongi. Ja see 15 sekundit on ju ka väga pikk aeg ja sa panidki, et nad ei olnud paberiga, aga sul olid ruudu peal ees, on ju, ja meil sai ka kohe ära märkida süsteemi, et kas edasi mõtlemiseks või just, nagu välja. Ehk sa sinna kohe oma selle nii-öelda, kui sa paned sinna pildi, nimi, sa paned sinna esimese lõigu ja selles sa pead ära ütlema, kes sa oled, mis sa teinud oled ja mida sa suudad. Ja nüüd mul on kohe üks väide, ma olen kuulnud, on räägitud, olla räägitud. AI kontrollib tänapäeval, inimesed enam ei loe neid CV-sid, vaid see lükatakse kuskile masinasse ja masin otsustab ja olla olnud juhuseid, kus AI oli hakanud meeste poole kalduma. Vaatas, et naised ikkagi ei sobi siia tööle ja sokutas need niimoodi valikud nagu sinna ettepoole. Ainult mehed. Minu arvamus on kohe see, et see on ju ka vana klassika, et vaata kuidas, jälle oli karikatüür tuli meelde, kuidas seisab peegli ees mees, vaatab ennast peeglist ja mida ta peeglist näeb, et kõik on nagu hästi uhke ja on lihased ja kõike värki ja siis seisab peegli ees naine ja no ei näe nii uhket pilti. Ja siin võib olla ka kohe see peegeldus, mis tuleb, et naised natukene nagu, mis on modest, natuke tagasihoidlikumalt ja natukene nagu, mitte nii võib-olla julgelt. Isegi mitte natuke, ma ikkagi ütlen, et me ikkagi oleme ikkagi aeg-ajalt ikka väga tagasihoidlik. Eriti viisatus. Jaa, absoluutselt põhjendamatult tagasihoidlikud, eks ju, me oleme nii kriitilised enda suhtes, me oleme nõudlikud, maksimalistid. Samal ajal mehed lähevad laia rinnaga, ütleb mulle selline palk, alla selle ei tule, need tingimused. Võtame eeskuju. Ei, no täpselt niimoodi. Mina olen vähemalt ühel töökonkursil kunagi osalenud, kus mulle öeldi juba selle vestlusel, öeldi kohe, et vähemalt ühe asjaga te juhite, proua, teil on kogu selle seltskonnast kõige kõrgem palgasoov. Ma ütlesin, et head asja odavalt ei saa, et mis teha. Te olete selles listis kõiges. Ma ütlesin, et vähemalt mingi asjaga saan kõige esimeseks, on ju. No nii ongi täpselt. Aga sind ei valitud vist? Valiti küll. Küsi rohkem, sulle antakse, on ju. No ilmselt seal ikkagi veel asju. Oli asju veel ja ma konkureerisin ka teiste asjadega. Aga kas see, et see peab kõik ühele lehele mahtuma, kas see on ka õige või? Printsiibis see võiks mahtuda tegelikult. Ja tead, mis on, ma räägin veel paar asja, on veel, mis on üliolulised. Mina nagu leidsin need viisid, kuidas tegelikult tänapäeval CV-d kirjutatakse interneti avarustest. Mingid Ameerika, mingisugused saidid oli, kus räägiti, kuidas tegelikult CV-d tehakse. Ehk iga tööandja jaoks on tegelikult erinev CV. Vastavalt sellele, mis tööandja see on, mis tema profiil on, mida ta täpselt tegelikult ootab. Sa pead mõtlema iseenda nagu selle kogemuse, kompetentsi läbi ja suunama selle nagu täpselt nagu selle ettevõtte. Vanasti oli nagu motivatsioonikiri oli ja siis oli lihtsalt nagu ütleme loetelu sellest, et enam-vähem, et su tiitel ja mingi asi on ju. Aga tänapäeval sa seletad lahti ja täpselt tood välja ainult need, et see, kui sa oled, ma ei tea, kuskil kassas midagi teinud, mis ei ole selle uue tööga üldse. Jätad ära kõik need, mis absoluutselt pole olulised. Sul võib olla äge see töökogemuste list, aga selle tööandja jaoks on absoluutselt ebaoluline seal mingi hulk asju. Kui ei ole alati oluline öelda, et ma olen lõpetanud 9 klassi. Seda pole üldse vaja öelda. Kelle asi see on? See pole absoluutselt kellega asi. Ja kõiki kursusi ei maksa ka toppida sinna. Neid on, vaata, kui me ikka oleme nagu 50 plussi, juba neid on meil 4-5 lehekülge. Ma olen öelnud inimestele, kuulge, ärge pange, mitte kedagi ei huvita, mida sa 5 aastat tagasi õppisid või mida sa, kus kursusel sa käisid. Seda ei ole vaja, sa lihtsalt koormad. Ma tahaks näidata, et ma olen tubli olnud ja ma olen hakkama saanud ja ma olen kursusel käinud. Ja me ei kahtle selles, sa paned selle siin esimesse lõiku kirja, et sa oled ettevõtlik, tubli, tegid ta. Olen käinud kõik maailma kursused läbi. Ja siis nad ütlevad,
teate, meid teid võtta ei saa sellepärast, et noh, te käite kursustel kogu aeg. Ja te liiga tark meie ju. ja üle haritud. No ühesõnaga siis selline su lapsuke nüüd siis sai, on ju, karjääripööre. Ehk mul on nagu karjääripööre uus koduleht ja siis see nagu see tööriist, see karjääritee AI on siis see tööriist seal, mida siis inimene saab kasutada, kellel ei ole ühtegi mõtet täna, mida tegelikult ta peaks nagu tegema. Ma tohin konksu visata? Jaa. Oska kompass, oled näinud? Jaa. Kui palju see sarnaneb? Mis seal on seal üldse midagi sarnast sinu sellele? Ei, vaata, see minu tööriist on hästi personaalne, vaata, see lähtub ainult minu CV-st, eks ju, ja minu kogemustest, oskustest. Oskan selline lai 10 aasta perspektiiv selles valdkonnas, mis oskusi on vaja, see on ka muidugi oluline, eks ju, mis oskusi on vaja, aga jah. Ma vist küsisin, vaata just, et miks me CV peale üle läksimegi, oligi täpselt selles, et kui sa söödad sinna sisse sellele sinu AI karjääriteele, on ju, söödad sisse, siis temale tõenäoliselt tasuks panna nii lai kui võimalik. Teate, CV või millist, mida sa soovitad? See CV peaks olema võimalikult kvaliteetne ja. Küll mitte, sinna ei ole tõesti vaja panna kõiki asju, mida sa oled koolitustel käinud, aga ühesõnaga kõik, mis sind ikkagi ennast huvitab. Et mida sa tahaksid teha? Ma mõtlen selles mõttes, et see töö... Ma ei tea, vaata see ongi täpselt. Ei, mitte seda, aga tead, mis on oluline, mis praegu on välja tulnud, mis on huvitav, ma olen nagu testimisega selle teadmiseni jõudnud. AI hästi huvitab sinu hobide sektsioone. Vaata, et kui sa oled nagu karjääripöördeid tegemas, siis tegelikult teinekord sinu hobides tekivad sinu uue töövõimalused. Tegin puulusikaid tasuta nüüd äkki. Ja nüüd saad äkki hakata päriselt tehas, puulusika tehas tegema. Ei, no aga tõsimeeli ju, üks kunst on täpselt selline hobi, mis iganes võib olla. Sinu oskused, teadmised, hobid. Tuleb hakata otsima hobisid sulle. Kindlasti on sul hobisid. Ta jäi mõtlema. Hooajalised. Siis võiks küsida AI käest, et kuule, mis minu hobid on? Jah, sa oled küll nüüd tunned mind juba. Mis sa arvad? See on hea mõte, kui sa oled temaga vaata suhelnud, ta tegelikult teab sinust väga palju rohkem, kui sa arvad. Ja siis ta ütleb sulle, vaata, sinu hobid on need, et ma olen tähele pannud, et sa räägid nendest asjadest. Nii et jaa, et siin on, tasub nagu oma hobidele rõhku panna. Ja... Mis vanasti üldse ei olnud oluline, on ju? Keda kotib, mida sa välja pole? See oli nagu nice to have tegelikult, eks ju lihtsalt on küsitud, et sulle meeldib lugeda, matkata, väga tore, aga põhimõtteliselt sealt võib täitsa uus asi tekkida sinu karjääriteele. Ja võib, ja me just seda arutasimegi tookord, et mitte ainult nagu see CV, et tegelikult on oluline, et sa tood ka välja sinna nagu mingeid mõtteid asju, et mis sul võib olla, on ju, ja seda sellega aitab sul seda kokku panna. Ma ei ole seal käinud jah veel, aga ma ilmselt nüüd lähen kohe pärast seda, kui me oleme ära rääkinud, väga põnev. See on avalik, eks ole, kõik saavad ligi seda. Ikka, see on väga avalik. Ei ole mingi salakood. Et kas ta, kui ta pakub sulle karjääriteed seal või niimoodi, kas ta pakub ka välismaa mingeid asju või ainult Eesti põhiselt? Ta ei paku sulle mitte riigipõhiselt, ta pakub sulle võimalikke karjääriteesid. Ja ta annab kohe nagu konkreetse, isegi nagu sellise ametinimetuse isegi annab. See niimoodi teeb. Et see, kus sa ise seda realiseerid Eestis, välismaal, kus iganes, see on su enda valik. Aga ta muidugi näeb sealt ära näiteks sama Helen, kellest me rääkisime. Et Helenil ütles ta kohe, võta kohe rahvusvaheline suund, sest tal oli nii palju kogemust, rahvusvahelist kogemust, eks ju. Et jah, et võta suurelt ette oli seal tal nagu see soovitus. Võttis siis või? Me võtame. Ja no tal on juba tegelikult palju rahvusvahelist kogemust. Kuule, mina tahan küll teada, äkki ma peaks ammu kuskil Aafrikas töötama või? No võt jah. Äkki ma sobin sinna? Miks ka mitte? Mis sa teha tahaksid seal? Ma ei tea, eks sa ei ütle mulle, ma tea. Küsime, kui järgmine kord siis tuleme räägime sellest, on ju. Kui ma Aafrikas tagasi tulen. Ütles, on ju. Et kas sul on nagu soodumust Aafrikas tööl? Mustal mandril nagu asju ajada, nagu võib-olla on, kes teab. Ei, aga see on jah, selles mõttes. Maailm on lahti. Absoluutselt. Aga ülipõnev on ikkagi just see, et ja tänapäeval üldse ju, kui sa räägid sellest, et me mõtleme praeguses hetkes, meie ikkagi ju oma tulevikku mõtleme selles
valguses, me vaatame tagasivaate peeglisse, retrospektiivne, kõik on ju selja taga ja me ei oska ju tegelikult keegi ette näha, aga praegu on hästi palju räägitud, et mis see AI üldse siin tööturul teeb ja kui palju kohti ära kaob ja mis kõik juhtub, et ega keegi ei tea. Aga samas alati ju sellised suured murrangud tekitavad ka uusi võimalusi. Absoluutselt. Tuleb asju, millega nagu tuleb tegeleda ja mina olen alati veel, kui ma oma eelmises töökohas olin, siis ma korrutasin alati seda, et mitte AI ei võta meie tööd ära, aga võtavad need inimesed, kes oskavad seda kasutada. Ja täpselt nii ongi, et uued oskused tegelikult, need on igal juhul juba tulnud ja tulevad ja ses mõttes mina ka nagu ikkagi, mind huvitab, ma haaran kinni uutest võimalusest, ma õpin uusi asju, midagi ei ole teha. Kui me tahame olla täna nagu aktiivsed, homme aktiivsed, meil peab olema uusi asju, uusi oskusi, millega siis teha kas äri või mida iganes. Ja endal on ka huvitav ju, tohutult huvitav on ju. Sa annad oma ajule tegevust, uut tegevust, muidu sa lihtsalt sammaldud ära. Tead, see ongi huvitav, sa praegu niimoodi ütled, eks ole, me tegime koolis, meil oli üks grupide osa, nägi ka seda videot, et me kes küsiti, et tehke siis 5-minutiline visuaalne mingisugune esitlus, kus on sotsiaaltöö aastal 2036. Ja vabad käed oli, fantaasia võis lennata kuhu tahab ja mina oma kalli sõbra Anneliga tegime siis, et me käime kuul tööl. Et sinna saadetakse natuke need raskemad kliendid, just need pätid ja kaabakad selles mõttes rasked ja alkohoolikud ja meie käime siis kuul sotsiaaltööd tegemas. Iga 2 nädala taga sõidame kuule ja tuleme sealt tagasi vahetustega töö. Tundub, et enam ei olegi väga ulme. Me täna naerame, kuulge. Samamoodi nagu AI-d ei olnud 2 aastat tagasi tavainimese jaoks olemas, eks ju. Täna me kõik ribame selle AI-ga ja teeme igasugused ägedaid asju. See on hea on ju sellest. Ütleme, et see kuu on ikka varsti üsna lahja visioon, eks ju. Võtame galaktika ette. No aga nii võibki olla. See lihtsalt, et muudatused on nii pööraselt kiired praegu. Et ma ei kujuta ette, kuhu me välja natukene aga keeru, mina pean ütlema küll seda, et kuna minul on vaja pikemat aega, et asju selgeks saada. Mina väga nii ei aagi, kohe teen 1 korra ära ja kõik on selge. Ma olen mõnda kursust võtnud 2-3 korda, siis lõpuks hakkan aru saama. Ja natuke teeb ärevaks. Ma see enda kogemusest räägin, et mina olen alati olnud telefoni fetis. Selles mõttes, et kõige värskem, kõige uhkem mudel peab olema sellepärast, et see on, nii peab olema. Ja nüüd ma olen aru saanud, et seda on 1 telefoni selgeks. Ma jälle ei saa aru, mis seal on. Ja tegelikult see natuke teeb ärevaks ja kui ma mõtlen seda, et nagu vanemaks ja aju läheb natukene pehmemaks on ju. Ja siis ma mõtlen, ei tea, ja see kiirus, mis muutustega praegu tekib, ma ei jõua nagu järgi sellele. See on veel hullemaks läheb, et ma sellepärast räägin, et vaata ongi, et me ei oskagi kõike nagu mõelda, et aga katsetada tuleb ja peab katsetama. Aga sa pead hoidma oma aju töös, vaata, midagi ei ole teha. Ja läbi selle, et sa õpid, sa hoiad oma aju töös, aga telefoni mõttes on see jumala hea näide, tead miks või? Just nimelt, et kui sa saad uue telefoni, sa pead kõik ju ära jälle seadistama oma käe järgi, eks ju, sa pead läbi töötama kogu selle telefoni, selle... Ja siis hakkad avastad, siis kui hakkab juba telefon vanaks jääma ja hakkad välja vahetama, siis avastad, et mingi funktsiooni kurat, kus ma enne olin. Manuaali põhimõtteliselt ei ole kaasas. Sa ei loe seda, seal on see nimetilluke, see kirjaga pisikesed raamatud, sa ei loe seda mitte kunagi. Aga täna on AI, sa küsid AI käest, kuule vaata. Ja ma olen seda teinud muuseas nüüd, et see niimoodi, kuidas ma saan mingid suust asju, kuidas ma saan mingid asju ära lõpetada, mingid äppe ja vaata, minul on see komme, et mina lähen kuskile enter, tee mingi kuutasuga äppi ja siis avastab poole aasta pärast 6 kuud on maksnud. See on muideks metsik summa maailmas raha. Ma just lugesin selle kohta, et see on miljardites ju see summa, mida inimesed panevad, ostavad omale asju ja siis sa üldse neid ei kasuta. Tiksub sul kuskil mingi litsents. Maa läheb siit iga kuu. See on täiesti metsik. Mina olen ka märganud, mitte õnneks suuri summasid, aga vaatan ka, mis väike on. Just sellepärast sa kogu aeg ei märka. Aga see, kes saab selle raha, tal on see miljonid inimesed taga ju. Ja need ATH kliendid on neil eriti magus palas. Need kõik ainult nagu enter ja siis aasta pärast, et mul ei mingi äpp
kuskil. No ikka juhtub, on ju. Kuule, kas sul on vibe koodimisel mõni asi veel tegemata ka, on sul unistusi veel sellega liitu? Muidugi, loomulikult, vaata, kuna see valdkond ka areneb tohutult kiiresti, siin on nüüd agendid ja assistendid ja et see on oluline, vaata, sa paned need agendid ja assistendid tegema enda eest mingisuguseid asju, loomulikult kontrollitult, see turvalisuse ülioluline teema, et sa pead ise väga täpselt aru saama, mida sa paned seda masinat enda eest tegema. Aga ma nüüd võtsin endale uue koolituse ehk investeeringu. Ma siis õpin, kuidas neid agente ja neid assistente nagu endale nagu siis tööle panna. No näiteks kõige elementaarse, meil kõigil on postkastid ja sinna tuleb jumal teab mida, ehk sa kogu aeg seal ohjad seda ja korrastad ja kustutad ja süstematiseerid ja katalogiseerid, ikkagi see on tegelikult, sul läheb nii palju aega sinna peale. Ja vaata, kui sul on ka tööalased asjad, sa ei saa ju midagi lasta ära kaduda sealt, eks ju. Et sa ei taha, et keegi jääb vasta või kellelgi jääb kiri vastamata või midagi endal oma selles äris. Ja siis on AI nii-öelda selle agendiga on võimalik siis tekitada siis talle sinna niimoodi korraldused, et tee seda, tee toda, kirjuta mingisugused vastuskirjad, ma vaatan üle, saadame välja. Ehk nagu see on väga suur valdkond, kus sa saad tegelikult oma aega lolli töö pealt kokku hoida. Ja aega, mida saad võib-olla kasutada selle jaoks, et puhata. Vaevalt küll muidugi. Või Instagramis näiteks Reelse vaadata. Või vestelda teiste naistega kogemusi. Või podcasti teha. Aga teate, tegelikult see on jälle uus tee või hea teema tegelikult. Et mina, kes ma olen nüüd 2 aastat kasutanud oma töös meediamajas AI-d, no ei ole aega üle. Ei ole, sa lihtsalt teed rohkem tööd tegelikult. Kuhu see läheb? Sa jõuad hoopis rohkem teha tegelikult. Just seda ma räägin, ega tola loll ei ole, kui aega juurde tuleb, siis tuleb seda rakendada. Midagi üle ei jää. Aga öelgem ausalt, et mina jälle mõtlen nagu makro sellise majanduse nagu vaates, et no see on ainukene asi, et me üldse nagu seda riigi ka heaolu ja seda parandame, on see, et me tõstame produktiivsust. Ja, sest meid on nii vähe inimesi, nii vähe ja meie riigi probleem on kogu aeg see, et meil on nii kehva tootlikkus. No ongi. Ja me teeme lolli tööd lihtsalt või teeme odavat tööd või ja sellega ongi, et tegelikult ma arvan, et me tõstame, et ma arvan, et see on ikka suures pildis väga hea asi. Juba selle pärast me peame oskama neid uusi asju kasutada. Kui ma tahtsin su käest küsida sihukest asja, et millest sa unistad, Mare? Millest ma unistan? Ahah. Ma olen mõelnud seda, et ma pensionipõlves lähen kuskile Palmisaarele elama ja hakkan sealt oma e-äri tegema. Ikkagi teed tööd seal, mitte ei puhka. Muidugi. Kus ma puhkan? No mis ma seal puhkan? Natuke muidugi puhkan. Aga no, kaua sa puhkad? Kes see ütles, Maire Aunaste ütles seal, mis see oli, Ringvaate saates oli mingi lugu temaga. Ja siis ta seal Viljandis ka leidnud endale seal mingis uued tegemised ja ja siis ka reporter küsib, et kuule Maire, et noh, mis sa siin rabad ja sa võiksid ju puhata. Ja siis selle pealt ütleski, mis mõttes? Okei, panen jalad seina peale 7 minutit. Edasi, mis saab? Täpselt, ma mõtlen samamoodi. Ja tead, kui pull on see, et praegu see jutuks tuleb, ma olen nii palju mõelnud just mingi aeg tagasi selle peale, et vaata see noorte see ideaal, et ma nüüd rapsin mingi vanuseni hirmsa papi kokku ja siis lähen istun kuskil Uus-Meremaal, olen sellili maas ja puhkan oma perega. Sa ei elu sees hakkad seal samamoodi tegema, sest see püsipaigas on üks asi. Ja teine asi, kui sa 50-selt juba mitte midagi ei tee. See on õudne. Mis su saab? Just nimelt. Sa ei jõua puhata. Su aju kärbub ära. Ja siis tulevad igasugused ahvatlused. On ju. Ja puhkamine ei ole ju ka, me oleme sellest ka rääkinud, et see pole ka nagu iseenesest mõistetav. Muidugi ei ole ja see ei tähenda selili ranna peal lebamist, eks. Mulle meeldib matkata, ma olen viimased 3-4 aastat ikka väga teadlikult võtnud endale sinna töö selle traalivaali vahele matkapause, et ma lähengi Eestist ära, võtan matka selle koti panen selga ja lähen kõndima. Tohutult meeldib. Ma keksin rohkem. Et ma sellest unistan ka, et ma saaksin rohkem matkama minna. No võt. Ja, et ma olen valmis natuke tööd kokku võtma, sest mõttes vähem tegema. Ei, mitte vähem, kiiremini ära tegema. Tootlikumalt on ju. Ja, et ma praegu käin 2 korda aastas matkal, siis võiks ikkagi rohkem olla. 4 korda. Kindlasti. Kvartalis 1 kord. Kõlab väga ägedalt on ju. Aga mida sa kardad, kui sa mõtled praegu kõike seda AI maailma või üldse, kas on midagi, mida sa kardad elus?
ausalt öeldes ei karda, vaata, ses mõttes ma olen ikka julge olnud. Täna just ma LinkedIni postituse tegin, ma praegu lansseerin oma seda uut ER-i. Ja keegi ütles mulle ka, et oi Mare, sina oled nii julge naine. Mõtlesin, et no see on nüüd liialdus, et noh, kui ma nüüd mõtlen nagu selja taha, ma oleks võinud veel kiiremini ja julgemalt teha oma muudatusi, eks ju. Aga ma olen ka siuke riskijuht, ma ikkagi analüüsin kõik läbi ja mõtlen nagu läbi, et ma pea ees ei torma kuskil niimoodi, uisapäisa ikka, ma tahan olla teadlik, eks ju. Aga julge olen ma ikka olnud, jah, mulle meeldivad väljakutsed, uued väljakutsed, et ma olen ikka võtnud täiesti ses mõttes täiesti sellise valdkonna ette, millest ma midagi ei tea, aga seal on üks eeltingimus olnud. Kui minu keegi väga hea sõber, kolleeg soovitab mind kuskile, siis no, kuidas ma ütlen, või kuidas ma ei usalda tema soovitust, et ta on välja valinud minu oma tutvuskonnast, ütleb, et võt sina sobid sinna ja soovitab, eks ju. Aitäh. Ja ma olen teinud sellist asju. Mul tuli praegu see meelde, kuidagi järskus, et alguses me rääkisime sellest, et kõik juhtub omal ajal on ju. Ja vaata, et see domeeni registreerimine, mul praegu tuli meelde see, et aastaid tagasi tuli mulle meile boksi, tuli kiri, et no, et mingid domeenid on veel saadaval, kõik ja vaadake, kas teil oma nimelist domeeni on ju. Ja mina läksin sinna, mõtlesin, opa, ei ole urme.ee-d. Mõtlesin, aga ma registreerin selle ära. Nüüd on seda vaja. No, sul on see oma nimeline domeen. No nii. Suurepärane. No nii. Mis sa teed sellega? Oota nüüd, ma kohe saan varsti arnen. Praegu on mul seal muidugi see nõustamise koduleht, mis ei ole üldse kvaliteetne, ma pean seda korda tegema. Aiga, jah, aga noh, ta on mul olemas ja noh, eks ta on see minu kohta info ja niisugune asi, ma ei tea veel. Ma saan ka aru, et see on midagi ka suurt, ma peaks sinna alla ehitama midagi. Just, aga see on olemas sul vaata. Mul on olemas, ma ei pea enam minema kirjama ja kraapima ukse taga, müüge mulle. Tead, et mul on ka enda nimeline domeen olemas, see ka ootab praegu kuskil veel. Kuule, me peame hakkama mingeid asju tegema. Et see ei ole asjata, vaata see ei ole asjata, et sa ei teinud asjata seda omal ajal, eks nüüd ma siin plahvatust rääkisin, ma nüüd natuke aeg seedisin seda, kui seda juttu, et ma hakkasin mõtlema, mul oli ka niimoodi ja see oli aastaid tagasi ja ma ise mõtlesin, et kuule, ma ei pane elu sees urme.ee mis on oma nimega, kes see paneb ja nüüd tuli veel meil ja vaata, sa ütlesid ka, et sa ütlesid, et ära pane mingi keerulist nime, mida keegi hääldada ei oska, et see muirgel või mis asi see oli, tegelikult meil oli tähendus tagasi, tegelikult tähendusega sõna, eks ole, keldi keeles ja kõik niisugused värgid, mulle väga otsin tähendusi, niisama nime ei pane. Aga tõepoolest see on keeruline, ma olen seda mitu korda pidanud väänama kuskil ütlema. Ja kui sa teistele hakkad ütlema, nagu minu perekonna nimegi Mare nimi on, inimesed ei saa aru. Nad ei oska seda järgi öelda, eks ju. Et see on oluline jälle, vaata. No näed, me oleme ikkagi midagi ja see on see sisetunne, vaata, mis nagu see mingi elukogemus, mis tuleb, et äkki peaks ära, eks ole, registreerima, tegime ära. Ja nüüd on aeg, tundub, et nüüd on see aeg. Hakkab midagi juhtuma. Kuule, aga nüüd on veel selline harukordne võimalus, et äkki sa tahad öelda veel meie, me ikka alati loodame, kui me siin, meil on alati nii lõbus muidugi lindistusel, aga me nagu loodame, et meil on ikka neid saatekuulajaid ka, et kas sa tahaks öelda veel nagu mingit julgustussõnu või mingit 50+ inimestele, mehed, naised, kõik segamini. Karjääri, täpselt seda tunnet, et kes tunnevad, et on nagu kas kuuse otsa roninud, kas võrgel või poole peal või mis iganes. Või kuuse all. Kuuse all võivad ka olla, igale poole. Just, ma tahan seda öelda, et hirmsasti tahan inimesi julgustada, et kõigepealt meis kõigis on andekusi. Elus on nii palju võimalusi, ära jää tiksuma, menetlema kohta, mis ei ole enam täna sinu jaoks, sa saad ammu juba aru, et sa tegelikult peaksid edasi liikuma. Sul ei ole ei rõõmu sellest, ei ole arengu kohta, sa ammu tammud paigal. Pane see uks kinni ja hakka minema. Ja võimalused on tegelikult kõik olemas, et täna veel eriti, kus siin on AI ja igasuguseid tehnoloogilisi võimalusi, lahendusi, pea nõu inimestega, kes on teinud karjääripöördeid, aruta inimestega, tule sealt oma sellest mustast august välja. Et muidu juhtub lihtsalt see, et elu läheb mööda. Et ega meil see 50 hakkame aru saama, et see ei olegi igavene, et siin on jolo. Nagu mina naarsin seda, et kui ma isegi peaks magistri tegema otsa, siis doktorit vist enam välja ei pea. Aga ei tea, ära ütle. Kusjuures ülikoolid praegu väga armastavad küpses eas inimesi. Miks?
sellepärast, et me teeme oma asjad lõpuni. Jaa, muidu ma olen ja väga need noored seal niimoodi ei, ma ei tea, mis ma tahan, mul on nii kiire, ongi inimestel, noortel ongi 7. No meil ei ole või? On, aga meil on väga selge värk, eks ju, et sa ei taha miljonit asja, sul on vaja 7 asja ära kiiresti. Seda küll, jah. Ja kohusetunne, see tubli tüdruku sündroom, mida me kogu aeg räägime, see on mul täitsa olemas ja see on, kõik tuleb hästi ära teha. Ja, nii et võimaldame endale uusi asju. Ja need uued võimalused toovad meie ellu rõõmu, võimalusi, uusi inimesi ja need uued inimesed toovad meie ellu uusi võimalusi ja mina teistele samamoodi annan uusi ideid ja võimalusi. Kuule, väga super. Kuidas siis oli nüüd istuda seal selles toolis, kui meie küsisime? Kas tahaksid veel tulla? Miks ka mitte? Vaata, mulle hakkab meeldima. Ma olen mitu korda laval juba seisnud oma kogemust rääkinud. Nüüd pühapäev ma lähen Tartusse rääkima Heleniga seda sama nagu kogemust, et mulle hakkab see meeldima. No on ju, see on kõige tähtsam ja see ongi tegelikult, et tee rohkem seda, mis sulle meeldib ja elu naeratab tagasi. Just, et saa aru, mis sulle meeldib ja tee seda. Täpselt. Siis ongi suur tänu sulle tulemast, aitäh tulemast ja seda võimalust pakkumast. Eks ole, ja meil oli ka väga põnev vestlus oli sinuga ja siis ütlen veel lõpetuseks meie kuulajatele, et ma loodan, et teie saite ka sellest inspiratsiooni selleks, et mina olen igatahes väga vaimustunud sellest, mida sa räägid ja mind väga kõnetas ja me paneme ikkagi kodulehele ka välja, leiate sealt üles natukene seda juttu ja paneme lingid veel sinna Mare mainitud lehele karjääripööre.ee ja kindlasti, kui teil tekib küsimusi, ma olen kindel, et Marega võib ühendust võtta ja sellel teemal rääkida. Nii et soovime teile ilusat pühapäeva õhtu jätku siis. Olge tublid. Kõike head. Kõike head. Tšau.